Lootsi laeva läheme siit alla ja meiel on see vana Lootsi laev. See teine, jah? On alanud meie väikene merereis. Ei, see panebki tiirlema, ülevalt alla tuleb. RPG. Usud seda nüüd? Terve RPG olemas. Ei, on. See on mootori osa. See on RPG. See on et siis see militaarajalooline seltskond on kogunenud sellisesse ühendusse nagu ESAP ehk Eesti sõjaajaloo pärand ja meil on siis erinevad militaarmuuseumid üle Eesti siin praegu esindatud Saaremaa, Hiiumaa, Sinimäed ja Eesti sõjamuuseum ja muidugi härra Tõrs of Lagedi. Ja see reis, kus on turistid ja kalkunitolkamid on kaasa võetud, nii nagu oli algselt juttu, me ikkagi täna keskendume valdavalt Saare militaarajaloole, mis siis suures osas on kontsentreerunud Väike-Pakri põhjatippu ja sinna kanti, aga me jõuame ka Suur-Pakri täitsa lõunatippu välja. Et peate ära kannatama meie teatava kire, vaadata kive ja rauda, mis juba siin praegu, nagu te näete, vohab. Ja siis esimene militaarne puudutus Pakri ja Paldiski poolsaarel oli siis, kui hakati rajama Paldiski muuli ja Baškiiria rahva suur poeg Salavat Julajev aheldati kivi külge ja kästi hakata kiviga mere poole minema. Ja samal ajal ametnikud jälgisid, kuidas ta kivi sikutas ja kirjutasid omalt palka välja. Ja lõpuks Katariina teisel ütles, et palganumber on suur, aga kivi ei liigu. Sellepärast, et Salavat Julajev oli liiga suure kivi külge aheldatud. Eesti Vabariigi ajal, üllatus, oli ka Pakril 2 polügooni ala soomusrongide laskeharjutuseks. See tähendab, et soomusrong tuli Paldiskisse, umbes sinna, kuhu tulid täna osad turistid rongiga. No esiteks rongiga peab sõitma. Tähendab, et sa ainult seal Tapa kasarmas passides. Soomusrongide suvelaager oli siin. Soomusrongid seisid suvel, nad olid 6 kuud või olid Paldiskis. Pered tulid siia, rongid olid siin raudtee peal, tehti harjutusi ja näed, polügooni ala 25. aastast. Automobiil. Ja. See on meil rohkem ruumilised pärast. Ain läks patareid vaatama. Et sellest arvatavasti turismiparadiis ei tule. Ei, tähendab, miks ei, jumal tänatud, mina ütlen ausalt ei. Seal, kus me oleme Väike-Sadamal, on sadama detail on tehtud, see on Paldiski või mitte Paldiski, see on Pakri sihtasutused firma
aga vallal on seal 51% osalus, 49% ja nad said rahastuse ja projekt on kõik tehtud. Aga ega ennem ei hakka siin käima inimesi, siin võib sadam olla, kui Paldiski poole ei tule väikelaeva sadamat, siis hakkab rohkem käima. Kes siis tulevad siia, jahid mõned tulevad, mingi turism, aga ka massiturismi nii pea ei tule. Siin elavad põdrad ka, ma vaatan. Põdrad, siin on 4 või 5 põdra ja mina olen näinud, eelmine aasta nägin Ilvest. Kas nad üle jää talvele on tulnud? Ei, ujuvad põder ja nii madal vesi on, ta marsib põhjas jalad seal, kui ta Kurkse poolt tuleb. Kõik küljes. Kus ta on, ma olen filminud. Hädast on vaja hakata seda vaatama. Kus inimets on? Kusagil seal? No näed, seal puu taga, jah. Kus see kildmürsk oli? Viskasid vette või? Jaa. Järgmised lõkkesse ei paneks. Ei, ma tahtsin kuradi filmida. Merekooli. See sama väike sadam oli hunnikus militaartehnikat täis. Siin oli igal pool nad kõik, see sama vaatetorn, kus me läheme, lennuvaatetorn. Seal on metallist laed olid, kuradid saagis, lõikasid keivitsega nad ära, nii et muidu sai üles ronida näha, kus need bossid siis istusid ja see tulevaatustorn, aga seal mis tuld vaadata, seal joodi rohkem, ma arvan. Käeksus nagu kuratid, pidi kuradi üle nädala määrima, kõik oli nagu 100-aastane tehnika ja toodi viimase peal tehnika, mis jälgid lennukeid. Ta tõusis ise üles, eks ju, diislid automaatselt avanesid, 3 päeva töötas. Perse. Siis tuli kuskilt tehasest siis toodi, PVO-s olin. Siis toodi... Mis raketisüsteemi peal? Ei, me ei olnud rakett, me olime protivastussambaroo, me olime sideväos, me jälgisime, meil olid need radarid, poisid jälgisid lennukeid. Siis toodi see ja siis tulid vennad kohale, et mis nad tegid, ega mis nad remontis, nad võtsid, niimoodi remonditi, nad ei teadki, kus viga on, keerati see üks plokk tõmmati välja, pistikud pandi teine, vaadati, kas hakkab tööle ei hakanud, võeti järgmine plokk, mina vaatasin see Vene sõjavägi mingu. Saad aru, ja meil oli kamp, mina, eestlane, ühesõnaga eri rahvusest, oleks sõda olnud, me oleks koheselt minema jooksnud koos plokkidega. On ikkagi nii-öelda oma aja mõttes vähemalt pool high-tech, eks ju, pool kõva high-tech ja neid asju remonditakse laua peal, kus on ülejäänud aparatuur ümber ja selleks ongi need räkid, sõjaväesse võtadki välja, paned asemele ja see remonditakse ära tagalas, remonditehases, et kõik oli õige. Vaata, juba selle taga paista. 40 oli kõigepealt ajutised positsioonid, puitmulded ja siis, kui betoon sai valmis, siis läks betooni peale. Mart, me oleme umbes tund aega siin kokku. Ehk siis need vahepealne tott, mis paistis, need on ikkagi 40-41. Ja see kahurõu, seal on, vaatame, kas jõuab jala ära käia või siis, vaata, üks oli seal. Kui me enne söömist läheme, siis jõuame jala peale sööki, ei jõua jala enam käia. Näeme, siit pääseb süvariiki. Süvariigi pakriosakond, väike pakriosakond on siin. Sa oled nii punane, kas sa oled joonud? Ma olen päikest võtnud. Siit peaks olema kusagilt pääs sinna vaatlustorni. Vaata, ta läks praegu vaatama punkreid, et kas on otse minek või? Ma arvan, et otse, jah. Parti. Vaata, rahu. Kas rabedate? Ai, näite meile ka tulnud meile. No kurat, 100 korda sai kirjutatud, et taskulambrid. Ei ole nii rikkaks saanud. Vaatame siin asja üle kiiresti. Ja siin lõpeb ära vist? Jah, siit läheb üles vaatlustorn. Prookusmäär. Siin saad vaatust? Ei saa, sinna üles ei saa praegu. No lähme mööda käiku edasi. Vanamistaks me peame kinkima tulla. See on prožektori grafiit. Prožektor just see grafiit. Kuule, mitu meetrit see on? Pikkus. Kuskil 50 väravanti võib-olla nii. Suht pikk. On jah. Vaat ette. Nagu Mart Laari NATO laul ütleb,
kui Satterfieldi piknikul mind tabab sõjauudis, ma lükkan tassid kõrvale, teetrüüpar välikruusus. Puudelatvu peksab vastu katust, peavad žurnalistid kirjastaja matust. Luike mäletame juhti ulma, tema matus peame nüüd kui pulm. Luik see rippus kõrgel võllas, alla sealt ta tõime pidutõllas. Välgu paistel matsime ta maha. Hivi murdu, surnuja taha. Kui kirjastaja elas, seevast oli mees. Sulaväevline tal verisoontes kees. Tema alatiselt punav näomask õhetas, kui ahjust võetav vask. Ta nina kühhm, kui surnud juudi küür. Ta rinnakorv, kui kivist linnamüür. Linnamüür, mis püstitatud paest. Kui kord kärkis, lupp ja kukkus laest. Veel siis, kui Timuk lingu heitis kaela. Hans kraaksatas seal takerdudes paela. Vennad žurnalistid, kärvamast ma ei tõrgu. Põmdi veel üks peer ning viuhti alla põrgu. Ütles, kinni kukkus ling. Põrgusse sai kirjastaja hing. Viimast korda prahvatas seal kõu. Tühjaks jooksis toimetuse õu. Suur tänu. Ja on kindlasti ühendatud. See on vaba elamispind siin. Ma arvan, et see on pärast... See on Patarei jah, et ma kahtlustan, et see on pärast sõda, sest neid kaetud ühenduskäike ei olnud ennem. Ma tean, ma olen esimest korda. Me käisime siin üleval paneme pidu, seal oli, ma räägin, seal oli ilusti Vene ajaga tehtud selliste, tead materjalid, mis siis olid nõukogude ajal. Üleval ikka istusid tähtsad ninad. Kas saab sisse ülesse ka või? Üldiselt ei saa, aga sa võid, seal on väga, kuidagi midagi on vist ehitatud teiselt poolt. Ja lennukid ei tulnud üldse mitte Eestist, need olid kuskilt mujalt tulnud. No, igalt poolt jah, nii et ega seal on lennuki, sul on osa on üks sihtmärgi juurde lendamine, sa ei saa nagu sekundiga eks seda teha. Ukrainast tulid. No väidavad väga kaugelt tulid, jah. Vanameister, kelle sõnades me ei tohi kunagi mikromeetritki kahelda, ütleb, et viimane välisriigi lennuk, mis seda siin pommitas, oli... Sina ütlesid eile või? Mina ei ütelnud. Sina ei öelnud? See on küll üks ainuke asi, mida sa ei öelnud. Aga Valgevene õhujõud. Tähendab, et siis juba Nõukogude Liitu veel ei olnud, Vene väed olid veel sees ja Valgevene õhujõudude õppepolügoon, ütleme see, mis oli enne mingi Nõukogude Liidu väeosa, sai Valgevene väeosaks ja nemad käisid siin siis õppepommitamist tegemas. Miks üles ei saa? Seina mööda ei lähe, jah. Siin ei ole, näe, redel on all ja. Ta on ees. Päris õigete pommidega loomulikult keegi harjutusi ei tee, sest et kallis ja ohtlik. Ja siis ta peab imiteerima päris pommi lennu ja kaalu omadusi. Siis kui päris moon on peal, siis ta lendab ikkagi õiges suunas. Sa oskad, et meil on Hiiumaa Militaarmuseumis on selliseid betoonist. Enne teist maailmasõda kasutati ja ongi varjuga tulnud või? No siin on mingisugune juhtimissüsteem, näiteks Amide pommidel, mis meil on nüüd üks on ka langaväri on otsas. Et ma ei oska seda öelda, et siin on see kinnituskoht. See on see märklaud, mida püssiga lasti, siis kui saadi pihta, siis see plaadi peal oli mingi pleksi, mis andis mingisuguse lühise talle, ta läks alla sitsera. Siis jälle operaator kuskil vajutas nuppu, siis tuli üles tagasi järgmisel mehele, ja siis jälle mehed jooksid niimoodi, aga see on jalad oma, see ei ole üldse mingisugune lennu. No ta on ka kuidagi juhuslikult see sattunud, ta nagu... Nõukastraat, noh. Ei ole. Tähendab, nõukastraat on, aga milline tüüp?
Et küsimus, kas on militaarne või ja täpselt nii, ja näed, see on nüüd ühekordne militaarne. Lõrs on juukse näoga nagu julgus. See ei ole meri, need on põllud ikka. Ei, ja see näed. Põllud, vaata alt põllud on ju. Ei ole vist jah. Kaarlased kule, könnid enda kõrval. Mida me siin alustada? No siin on, aga ilma kaaneta. No siin on üks hoidla. Et kärg on valmis ja kaanetamata. Kaanetamata, jah. No see on nõukaaeg. Jah. See on nüüd peale sõda või? Ma arvan küll. Ja õppepommi juures. Peale seda ei ole mõtet see ehitada. No siin oli kõva polügooni ala ja nad arendasid, ta võis olla väga vabalt näiteks Paldiski kaitseks. Aga kelle eest kaitsta? Vaenlast ei olnud näha ju kuskil. Kuidas nii? No kus see vaenlane oli? Imperialistlikud haid kohe tahtsid käkistama hakata. Moskovne Nitšera. Ja, see on hea laul.